Uus puding, magustoit, mis ei tee paksuks. Tegija alustab treeninguid FitShopist. Meil on lai valik toidulisandeid, spordirõivaid ja treeningvarustust. Lisaks professionaalne treening ja toitumisalane nõu otse koolitatud müüjalt. Tegevsportlastele hinna allaindlus -20%. Ostes FitShopist toetad Eesti kulturismi ja fitnessi. FitShop. Tuntud ja turvaline. Uus puding, magustoit, mis ei tee paksuks. Kuuldi tervitus. Kena jätkuvat aastat sulle kõigepealt. Oled sa midagi kuulnud käesurumisest? Kas mingi võistlus või mingi asi tuleb või midagi? Väga informeeritud isegi, rohkem kui meie tõenäoliselt keskmine vaataja. Kuna meil on üks saate osa, kus me tahaks lihtsalt kas või demonstratiivselt nagu näidata natuke käesurumist, et kas sul oleks huvi lihtsalt proovida? Võib täiesti proovida, sest et ausatades nagu sellisel sportlikul tasandil ei ole sellise asjaga nagu üldse kokku puutunud. Me oleme Eesti käesurumistiim ja te vaatate Fitness TV. Tere, hea Fitness TV vaataja. Aasta 2013 kõigepealt lubage head uut aastat kõigile soovida. Avasaates oleme valinud tegelikult sellise spordiala, millega tõenäoliselt iga noorsand on kindlasti kokku puutunud ja võiks ka öelda, et harrastab, miks mitte seda sama spordiala igal nädalavahetusel näiteks. Nimelt räägime täpsemalt käesurumisest. Nii, siin me siis olemegi Sparta spordiklubi käesurumis siis sellises treeningtsoonis ja minu vestluspartneriteks on Villu Mattverk Villu. Ja Sten Lõhmus. Villu ja Sten, te olete siis võtnud endal südameasjaks seda käesurumisporti Eestis edendada ja arendada. Ma saan aru, et sa oled ka üks selliseid esimesi aktiviste, kes selle käesurumise nagu propageerimise üldse üles võttis nagu. Et millest, kus sa seda järsku nagu mõtlesid, kus see kiiks ära käis, et no nii, et homme tegelikult hakkaks üldse käesurumisega tegelema, et noh. No mul on kogu aeg olnud mingi huvi siuke nagu käte tugevuse järgi. Et sealt see tuligi, et hakkasin internetist uurima seda spordiala ja leidsin, et ohoh, see on täiesti levinud spordiala ja maailma meistrivõistluseid tehakse ja et miks mitte Eestis hakata sellega tegelema. Siis ma hakkasin vaikselt otsima inimesi, kes oleks ka huvitatud sellest ja need inimesed hakkasid tekkima ümber. Minu kokkupuude käesurumistega on täpselt nii palju, kui ma neid rahvaspordiüritustel ise läbi olen viinud. Naljalt inimene kaine peaga nagu sinna laua taha ei tule, ehk siis õllesummerid, grillfestid ja sellised. Kujuta teise ette, kui seal mees on 4 päeva seal aia sees jõrisend, et mis olekust ta sinna laua juurde tuleb, eks ole? See on väga vigastusohtlik ja see ei ole nii, nagu seda professionaalsel tasemel üldse tehakse. Et selle laua taga tuleks ikkagi tegelikult suruda. Võib-olla sa viidki kiire instruktaažiga läbi, et me saaks aru, milles koosneb selline õige laud kõigepealt, kus peal surutakse. Küünarnukk võib siin peal liikuda, maha ei tohi tulla, õhku ei tohi tõusta. Kui tõuseb, siis on viga, 2 vea korral siis antakse vastasele võit. Ja eesmärk on siis suruda vastase käsi siia, külje peale, jah, täpselt. Aga surumisel peamegi tähelepanu pöörama sellele, et me ei lükkaks külje peale, vaid me lükkaks enda poole. Ja samal ajal kasutame keha, kõik on üks unit öeldakse inglise keeles ja libistada siia vastu, et sa ei lükka külje peale. See tähendabki, kust need vigastused tavaliselt tulevad, ongi see, et hakkab käsi liikuma õlast niipidi välja. Ehk tavaliselt ongi nii, et pärast on kuu aega on, nii et mitte midagi jõusalist teha ei saa, millest tulebki see arusaam ju tegelikult, et nii vigastusohtlik on. Aga kui sa nagu käega lähed kaasa, tõenäoliselt siis on ka loogiline, et see vigastusoht on väikse. Et sul on nagu kõik üks see, et kui sul tugevat lukus ja keha on tugev, siis vigastusohtu praktiliselt polegi tegelikult. Sa liigud ühtse kehana siia. Ja kui nüüd peaks juhtuma, et käsi on nõrk ja siis hakkab juhtuma selline asi, ja mis läheb juba kohtunik kohe katkestab ära sellise asja, et õlg läheb ebasobivasse positsiooni ja siis on kõik. Teil on ikkagi mingid kaalukategooriad ka? Ja just kaalukategooriad on ja nüüd tulevasel 12. jaanuaril Saaremaa võistlustel on ka -85, +85 ja open klass ja samamoodi naistel, et loomulikult ma ei saa 70 kilost meest panna 120-sega suruma, et see on täiesti ebaaus. Aga open klassis põhimõtteliselt võivad võistelda kõik sõltumata siis juba pikkusest, kaalust, soost ja vanusest? Siis ei ole absoluutselt vahet. Kõik võivad proovida. Vaieldamatult on tegemist atraktiivse spordialaga. Aga lähme siis alla saali ja hakkame vaatama siis, mis siis teha tuleb. Eks te siis juba seal ise näitate neid nõks asju, mida siis kasutada, kui palju seeriaid, kordusi ja nii edasi. Eks ole? Nii, Sten, millest siis alustame?
Alustame sõrmedest, et sõrmed on väga olulised ja sõrmi tuleks eraldi treenida. Et sõrmi saab mitut moodi treenida, et kas me treenime ühte sõrme, kas me treenime kõiki sõrmesi või treenime näiteks 2 sõrme. Kui sul hiljem näitame laua peal tehnikat ka, et kui sul sõrmed on tugevad, siis sa saad vastase käest lahti ennast rebida ja ronida ainult ülespoole. Ehk siis mida kõrgemal on sinu käsi vastase suhtes, seda, sul on edumaa, sellega saad väänata teise pikali ära sinna teisele poole. Kõik sõrmed koos. Ja, kerged painutused. Palju siin see korduste arv ja see seirete arv on, mida sa näiteks teed, ütleme, kui sa ise nagu treenid? Ütleme nii, et mida kaugemal on võistlused, seda rohkem võiks kordusi teha, aga kui ütleme 6 aega võistlusteni jäänud, siis võiks teha, ütleme, kuni 3 kordust. Ehk siis arendame maksimaalselt jõudu. Ma saan aru, kui panna isegi mingi paraja raskusega kumm või asi, mida saaks nagu tõmmata niisuguse paraja niisuguse asjaga, siis tegelikult saaks ju täiesti sellega ära teha. Just kumm on tegelikult Ilen Mäitem on väga oluline treeningvahendus käesurumist. Alati ei peagi tegema raskustega, et kumm on see staatiline pinge kõige parem tegelikult. Nii, aga edasi, mis me siis edasi teeme? Sõrmed on treenitud ja liigutus peaks toimuma tegelikult kiiresti. Natuke eemale, et käib hästi kiiresti. Et raskus on praegu kerge, et ta viskab tagasi, aga suurem raskusega oleks nagu parem teha. Aga paneme natukese juurde võib-olla lihtsalt, et see efekt on paremini nagu nähtav, et praegu. Tegelikult peaks seda harjutust tegema rolling thunderiga, mis imiteerib tegelikult inimkätt ja kõiki tegelikult sellised plokiharjutusi peaks tegema selle suuremaga. Välja arvatud näppudega on väga raske teha. No rolling thunder tegelikult see on üks 6 sentimeetrise diameetriga siis selline rull ja see osa on veel keerlev, mis omakorda tegelikult ja toimub siis raskus üles tõstmisega. Nagu ma ütlesin, imiteerib inimkätt ja me saame parema tulemuse lihtsalt. Ja samamoodi, võimalikult kiiresti ja keerame. Nüüd selle harjutuse teine variant on natuke teistsugune, et fikseerime siit ja samamoodi üritame võimalikult kiiresti, et siis töötab nagu paremini ranne. Et kui me teisega kasutame rohkem keha, siis siin nagu saame paremini painutajalihaseid töötada ülesse. No, poisid on nagu näete kaasa võtnud, see on tegelikult minu arust täiesti koormari peaks olema. Siin ei ole küll seda lõglakat küljes, aga täiesti tavaline koormari. Aga tegelikult võiks kasutada kimono rihma, ehk siis nende oleks nagu närvide suhtes sõbralikum, sest see hakkab, väga kõvasti hakkab soonima tegelikult. Ütleme, kui see tross oleks vastase käsi, siis me tõstame vastase minema lihtsalt enda positsioonilt. Ja kui sul see jõud on väga suur, siis nagu need padjad, mis seal laua peal olid, siis teinekord sa võid tõsta vastase käe lihtsalt ära ja tema viga. Ja kui sa 2 korda seda teed, siis sa ei peagi teda maha suruma, piisab lihtsalt 2 korrast ja sa oled võitnud matsi. Ja see on üks tähtsamaid jõude käe surumises. Nii, kui me räägime vastase maha surumisest, siis väga oluline on rotatsioonijõud, ehk siis me suudame vastase randme keerata teisele poole ja hakkame vaikselt liikuma. Nii kaua, kuni jõud läheb nii suureks, et hakkab kätt tagasi kiskuma. Ehk siis see on võrdne sellega, kui vastane hakkaks siin laua taga nagu ära keerama. Ja see nagu treenibki seda, et sa suudad vastasele vastu keerata ja parematel juhtudel ka rotatsiooni teha. Ehk kui su käsi on vastasest tugevam, siis sa suudad nagu vastase ära pinnida. Ja seda treenid, kas hoiad või lähed nii kaugele, kui jõuad ja hakkad kordusi tegema. Järgmine harjutus on siis samamoodi, näitan raisingut, kuidas treenida. Liigume järgi ja plahvatuslikult üles. Vaikselt alla ja plahvatuslikult ülesse. Ja siis teine asend on defensive hook nimetatakse. Ja samamoodi jälgime, et see vahe suureks ei läheks ja plahvatuslikult ülesse. Rahulikult alla ja plahvatuslikult ülesse. Ja parem on tuua küünarnukk keha sisse poole. Täpselt nagu laua taga surumisel on hoida parem nagu keha ligidal endale see küünarnukk. Ehk siis sul on rohkem... ei ole selles mõttes, sõna otses mõttes selline, nagu tavaliselt seistakse, et siin on nüüd otse see käsi, et tegelikult sa oled ikkagi siin rohkem peal. Täpselt. Et sa oled nagu tegelikult on kohe tunda ka, et ta nagu siit sa oled nagu haavatam rohkem, et see õlaliiges on nagu vigastus ohtlik on. Täpselt, see on üks põhjuseid. Ja teiseks on see, et sa oled lihtsalt tugevam, kui sul keha on ligidal siin. Rätikuga näitaks ka raisingut seda samat, mis on tegelikult efektiivsem sellest antli variandist ja ploki variandist. Tegelikult laagris sai tegelikult nüpeldatud toakaaslasi selle jämedama otsaga, siis tehtigi sõlm ja sellega sai nüpeldatud. No, seda ma näen küll esimest korda. Ma mõtlesin, et see harjutus on kõige efektiivsem raisingu treenimine just sellepärast, et siin raskus ripub üle meie sõrmede. Seda võib täpselt samamoodi, kas hoiad, teed kordusi. Täpselt, kuidas võistlustega on, niimoodi vaatad. Siin puhul on just tähtis see, et see koht oleks väga tugev. Et see rätik just treenibki seda, et kui käsi läheb niimoodi, siis on nagu väga suur tõenäosus, et sa kaotad matši.
et see treenib just seda, et käsi jääb kogu aeg sirgeks. No pekk-tekk ehk lendamine või liblikas trenažööril, see tegelikult idee poolest midagi uut ei ole, aga ma saan aru, et siin tuleb nüüd midagi muud mängu. Et laua taga on meil ka käsi sellises asendis ja tähtis on see, et käsi, nagu ma ütlesin, et ei liiguks laiali. Ehk siis selle harjutusega me treenime rinnalihast niivõrd nagu hoidma seda kätt siin ligidal. Kohe näit. Toome kokku ja kiired liigutused. Ehk nagu näete, amplituud ei ole suur. Kas tahate veel midagi siin all lisada või? Ma tahaks lõuatõmmetest natuke rääkida, et lõuatõmbed, nagu me teame, on üks väga hea harjutus. Et siin, nagu me näeme, on vahe on liiga suur. Et see vahe peaks olema tegelikult umbes selline, et meie nukid katavad nagu näo ära. Ma olen näinud osades saalides on niimoodi, et saab igat pidi teha. Et see pulk jooksebki niimoodi, et mul on võimalik sealt niimoodi kinni hoida. Ja üles kuskile külge vaat selle kitsama ülatõmberaua, kas see on liiga kitsas või? Saad aru mõttest? Ja, tegelikult sellega ajab isegi asja ära. Tuleb oma pea tööle panna, noh, poisid, pange pea tööle. Noh, just, hakkab tulema, noh. Jõuame tõele lähemale, näete? Treeninud, aga sellega on see, et ta ei ole nagu fikseeritud. Sa peadki veel stabiliseerima, sest vastas ei käsi, see ju ka tead ise. Ja selles mõttes on head, jah. Kas see on parem, kui see laiem oli? Jah, kui on olemas selline variant, siis võiks seda teha. No näete, siit samast nurgast leidsime, meil on olemas see variant. Me oleme ausalt öeldes ja ka ise olen saanud väga palju uusi harjutusi oma nii-öelda harjutuste panka juurde. Et ma kahtlen, kas ma nüüd ise iga päev niimoodi treenima hakkan, aga vähemalt kui keegi küsib, et milliseid harjutusi kunagi peaks tegema, kui oleks soov käesurumist arendada, siis ma usun, et ka paljud teist televaatajad olete tulevikus selles osas kindlasti palju targemad. Nii kauaks, kui kuuldi tuleb, me räägime lahti, siis natuke rääkige lahti need tehnilised nüansid, siis mida nagu siis asjast huvitatud võiksid nagu teada. Näitame siis need nagu 3 tehnikat, mida siin laua peal kasutatakse, ehk siis huuk, puhas huuk, maksimaalne randme painutamine ja biitsepsiga tõmbamine. Näitame veel kord, randme painutamine, seljaga ja biitsepsiga tõmbamine. Aga ma saan aru, küünarnukk kogu selle tegevuse vältel tegelikult peab olema siin padja peale, eks ole ju? Ta peab olema kontaktis padjaga, jah. Ta võib liikuda siin. Maha ei tohi tulla, jah. Nii, top roll, ehk siis maksimaalne back press ja biitsepsiga ja randmega, ehk siis tugevalt enda poole tõmbamine ja rotatsioon, tugev rotatsioon. Ma olen näinud ka seda, kui see käsi, tähendab, vaata, ühe järgmise asja, rääkige, mida see üles liikumine tähendab, see, millest enne ka rääkisite, või ma tulin nüüd liiga kiiresti juba siia vahele, aga sa ütlesid kogu aeg kätega kuidagi juba haardest hakkas see asi pihta tegelikult, enne kui üldse surumiseks läheb, tegelikult see juba hakkab see näpu haarde järgi, hakkab see võitlus juba pihta, ma sain aru niimoodi. Ja see käibki tegelikult top rolli juurde, ehk siis ma panen oma näpud tegelikult siia põidla peale. Kõik, kes ei tegele käe surumisega, panevad oma näpud siia põidla alla, aga tegelikult kui ta top rolli teha, siis nad peaksid siin peal olema. Ehk siis ma saan ronida siit kõrgemale. Ja mida kõrgemal ma olen vastase randmel, seda lihtsam on mul tõmmata, sest tema käsi läheb nagu pikemaks ja minu käsi läheb lühemaks, eriti kui ma tõmban niimoodi. Aga see tähendab, et ülioluline on saada nagu see õige haare alguses, sest ega kui on 2 sihukest venda, kes nagu teavad laua taga, siis need tahavad ju mõlemad saada seda paremat haaret. See tähendab, et jube rabelemine käib algul juba, kes saab selle parema haarde. Seda ma olen ka näinud. See on jah, nii et tavaliselt on minut aega, et need käed paika saada. Kui minuti jooksul seda ei toimu, siis kohtunik paneb ise need käed paika ja mingit rabelemist ei tohi siis toimuda enam. Ja ma olen ka näinud seda, et kui need käed ei kipu ikkagi püsima koos, siis seotakse need käed kinni. See on otses mõttes nööriga või paelaga, ma olen seda näinud vähemalt. See juhtub siis, kui me mõlemad üritame teha näiteks stenniga top rolli ja meil käed libisevad lahti. Matši ajal juba ja siis pannakse tõesti rihv peale. See siis enam kuhugi, poisid. Pole nagu kuskil enam jooksu panna. Nii, aga kas viimane oli veel, mida sa tahtsid näidata? Teise aeg juba tulin selle aarde selle... Kolmas on siis tõesti triitsepsiga surumine, mis on tõesti siis ainuke surumine. Kõik teised on... Surumine, see tundub nagu uskumatu, sest triitseps ei tohiks nagu loogiliselt võttes siin nagu erilist rolli üldse. Kui ma kõrvalt vaatan ja natukene lihaste asukohti ka tean, siis ma ei kujuta ette, mismoodi see triitsepsiga. No pigem on see pikemate meeste teema. Ja see tähendab seda, et ma pean siia laua peale tulema ise ja suruma tõesti. Sarnaneb nagu ploki alla surumisel täpselt see harjutus, mida me jõusaalis teeme. Sarnaneb sellega. Seda, et mul on mingi võib-olla siuke asend ja ma võin vahetada oma tehnikat ja hüpata siia.
nii palju, kui ma siit kõrvalt kuulsin, et jah, väga palju on sellist susserdamist. Tulge vaadake siia, kuidas Villu juba praegu ülekaval. Vaadake, kus Villu jalg on. Seesama Villu on koerust täis, vaadake, kuhu Villu oma jala pannud on. Aga kus Kuuli jalg on? Tule Kuul, seisa sina nagu sa olid. Kuul, eks ole, lihtsa inimesed ei arvagi, aga Villu juba pani jala taha. Ma kommenteeriks nii palju vahel, et tegelikult ei pea seda jalga niimoodi panema nagu Villu. Ta kuulub täiesti seista samamoodi, nagu ta seisab, et see oleneb sellest, kuidas sul nagu mugavam suruda on tegelikult. Villul tundub, et on niimoodi mugavam suruda. Nii, Mats ei hakka enne, kui randmed ei ole otse. Mõlema suruja randmed peavad olema otse. Ja üks oluline nüanss on see, et mõlemad õlad peavad olema ühel joonel. Täpselt niimoodi. Kui Mats algab, siis võid teha kõike, mis tahad. Aga enne Matsi peavad olema randmed sirged ja õlad paralleelselt. Ma tõmban terve kehaga, üla seljaga pigem. Back pressure nii-öelda, mis me näitasime, kuidas treenida saab. Ja jälgid, nagu praegu juhtuski, et sul läks küünarnuki keha vahel nurk läks laiali vaata. Sa pead seda hoidma nii tihedalt koos ja vastas siin, kui sa vähegi saad. Siis sul on nagu vähemalt, siis sa pead kauem vastuma. Ja kes võidab, selle poole tõstan käe. Kui tekib vigastusohtlik olukord, panen käe peale, ütlen, et ei, lõpetame ära. Proovime uuesti. Nii. Õlad otse. Randmed on sirged. Ready, go! Ja üritame siis enda õla suunas suruda. Ei ole, Villu ikka kavalust on täis ja koerust ka veel. Noh, aga ma arvan, et see oli ju vahva kogemus tegelikult. Jaa, päris huvitav. Aga no, ma ütlen, nagu ma veel kord kordan, et pealt näha nagu lihtne asi, aga siin härrata seletamaks, siis tehnikat on väga palju. Kuule, aga me tänan igal juhul sind Kuulga selle eest, et sa võtsid nii-öelda sihukese mõnusa väikse väljakutse vastu tulid ja olid valmis osalema, sest muidu oleks, ma arvan, et me saime olulist nii-öelda särtsu ja sära oma saatele läbi sinu persooni juba juurde. Aitäh sulle selle eest. Palun. Nii, aga mida teie tahate, sõbrad, nüüd öelda lõpetuseks lisaks sellele, et inimesed, keda see asi huvitad, võiksid tulla võistlust vaatama, ütleme ära, kus see täpselt toimub? Saaremaal. Suuretalu baaris. Suuretalu baar, 12. jaanuar, päeval kell 2. Ma tahan teid tänuda mõlemit, et viisite, ma arvan, oluliselt harisite seda silmaringi nii minul endal ja ma loodan, et ka meie televaatajatel. Ma usun, et see oli avasaateks piisavalt atraktiivne osa ja loomulikult ei jää see mitte viimaseks saateks sel aastal, nii et kohtume teiega juba õige pea. Uus puding, magustoit, mis ei tee paksuks.